Tšau! Ilusat esmaspäeva taas kord. Nii tore, et oled jälle kuulamas. Täna on siis juba 10. video, et väga vägev. Kuula kindlasti lõpuni ja saad teada ühest põnevast plaanist, mis meil on seoses juubelivideoga. Ja tänaseks teemaks ma võtsin lahti selgitada kõik erinevad teraapiavormid, mida siis Inglikese kodulehel saab broneerida. Lihtsalt inimesed on küsinud mu käest ja siis võib-olla mõistab paremini, et kuhu siis kõigepealt tulla või mis just sinul oleks. Kõigepealt ma selgitaksin ära teraapilise rännaku. Ma valisin selle nime tegelikult osaliselt ühest meetodist, mida ma ka kasutan siis selles teraapilises rännakus. Nimelt on tegemist siis Brandon Bayes'i rännaku meetodiga. Et võid tema kohta rohkem uurida ja lugeda. Nimelt ma olen näinud väga paljude inimestega on väga abiks tulnud just see rännaku meetod, et lahendada siis muresid, mis on tekkinud varasemalt, kas siis lapsepõlves või või mingil muul eluetapil, et see on selline väga hea viis, kuidas vabastada neid muresid, lahti lasta ja edasi minna nii-öelda ilma koormata. ja mitte ainult seda rännakut ma seal ei kasuta, vaid tegelikult see hõlmab endast siis ka õliga massaaži. Ja see tegelikult, selles on kombineeritud kõik minu teadmised, ehk siis füsioteraapia, refleksoloogia, kõik teadmised kristallide kohta, teadlikkuse kohta ja seal vaatamegi üksipulgi läbi. Minule endale tundub see kõige efektiivsem viis ja esimene kord, kui tulla, siis pigem tullagi 1,5 tunniks, siis saame kõik rahulikult lahti rääkida, selgitada ja siis edasi minna, et edasised võib võtta ka lühemad ja enamasti, mida ma olen näinud, et selliseks suuremaks muutuseks lähebki 3 teraapiaseanssi ja nii et igal juhul oled sinna väga oodatud. Teine teraapiavorm, mis ma olen pannud üles, on refleksoloogia. See on siis nüüd puhtalt refleksoloogia, ehk siis nende punktide läbivõtmine. Kasutangi siis tammepuidust tehtud pulkasid ja vaatan siis sul talla all, käe peal, kõrvas, tegelikult ka sääres ja reies olevad punktid vastavalt sellele läbi, mis sinu teema on. Et see on siis refleksoloogia. Ja 3. on füsioteraapia ja füsioteraapiat pakun siis hetkel koduteenusena. Seda peamiselt seetõttu, et minu hetkel, kus ma teen, ei ole võimalik ratastooliga ligi pääseda. Ja selleks, et ma saaksin pakkuda sulle teenust, siis ma saan seda pakkuda sinu kodus. Ja füsioteraapia alla, mul on kogemusi siis erinevates haiglates, olen tegelenud ka lastega. Peamised valdkonnad on ka puusa põlveoperatsiooni järgsed taastujad, hüppeliigese vigastused, õlavigastused, seljavigastused,
Jah, et võid nagu alati julgelt küsida, et kuna ma ise olen olnud profimängija võrkpallis, siis mul on väga palju kogemusi tiimikaaslaste vigastustega ja neist nagu välja aitamisega. Et selle osas ka lihtsalt küsi ja siis saan tulla sulle koju tegema teraapiat. Vot, päike tuli ka välja. Aga mõnusat esmaspäeva siis ja naudi tänast päeva ja like'i ja subscribe'i. Ja siis järgmiseks, mis on selline põnev, mille osas ma palusin kindlasti lõpuni vaadata, et teeme ka loosimise, et tuleb siis jagada Facebooki seinal, like ida ja jagada minu postitust, mille peatselt sinna postitan ja kirjutada alla 5 sõpra, kellele sa tahaksid ka kinkida minu juures oleva teraapia ja siis loosimegi välja 2 teraapiat. Ühe võidab siis see inimene, kes seda jagas ja teise ta saab valida, milline tema sõpradest siis saab teise teraapia. Et siis saate ise broneerida kodulehel ja valida vastavalt sellele, mis endal praegu tundmus on, et vot, kuulge aga vägevat nädalat ja jagage siis julgelt ja näeme peatselt. Tšau!